Ohtu mitte ainult koroonahaigeid, vaid ka neid, kes vajasid elundi siirdamist. Pandeemia alguses peatati kaitsevahendite nappuse tõttu siirdamisoperatsioonid. Teise laine ajal tuli aga operatsioonid edasi lükata, et hoida intensiivravikohti koroonahaigetele. Eestlased saavad uue südame Helsingis, aga kui seni on operatsioonidel osalenud Põhja-Eesti regionaalhaigla kirurg Günter Taal, siis koroonapandeemia ajal jäeti Eesti meedikud Helsingi ülikooli keskhaigla ukse taha. Et hädasiirdamist vajavad patsiendid siiski lõikusele pääseksid, tuli pidada keerulisi läbirääkimisi. Need läbirääkimised olid üsna keerulised, põhiliselt Helsingi ülikooli haigla juhtkonnaga. Et ega nad meid sinna hästi ei tahtnud lasta ja seda tõestamist oli üksjagu. Hea, et me üldse saime sinna ja selles suhtes oma haige, see oli ikka üsna tõestamine, et just see, et hädajärjekorda ja nii edasi. Uut südant vajasid 2 alla 40 aastast patsienti, kelle seisund oli nii raske, et nad lennutati Helsingisse kehavälise vereringesüsteemi ehk ECMO seadmega. Mõlema siirdamise puhul oli tegu omalaadse maamärgiga. Eestis tehakse siirdamisoperatsioone Tartu Ülikooli kliinikumis, kus koroonapandeemia esimese laine ajal need lõikused peatati. Teise laine ajal on tulnud osa operatsioone edasi lükata. Oleme me küll olnud hästi sellised ettevaatavad, et kui on olnud see vajadus sellisteks operatsioonideks, kus me eeldaksime väga pikaajalist intensiivravi, siis me oleme püüdnud neid nii palju edasi lükata kui võimalik. Teiseks tõsiseks probleemiks on osutunud vähenenud lennuliiklus. Neerud on elund, mida me transportime muidu tavalendudega, siis oleme pidanud neid hakkama transportima erilendudega. Riikide vaheline elundivahetus on olnud võimalik, kuid arvestada on tulnud nii pidevalt muutuvate piiriületuse reeglitega, lennujaamade avatuse, lennu- ja kurlerfirma ressursiga, aga ka meeskonnaliikmete isolatsioonis viibimisega. Õnneks ei ole me tõesti kaotanud Eestis ühtegi patsienti nende probleemide tõttu, nii et oleme neist ikka nii või naapidi üle saanud. Praegu ootab uut südant 5 patsienti. Neeru ootelehel on pool seda inimest. Popsu ja maksa ootelehel on 10 haiget. Palli sõnul on Eesti inimeste teadlikkus organidoonorlusest viimasel aastal kasvanud, kuid võiks siiski olla parem. Paraku ka sel aastal on meil olnud 3 juhtumit, kus lähedased on keeldunud oma lahkunu elundite loovutamisest. Viimase ööpäeva